No tere jälle siis, 9. mai, ma pole nädala jooksul ühtegi klippi filminud, nii et täna tuleb põhimõtteliselt ainult üks klipp loodetavasti ja ainult töökoja teemadel, arvatavasti, loodetavasti. No võib-olla midagi on siin muud ka rääkida, aga eks näis. Et põhimõtteliselt alustame nädala algusest nii palju, kui mul meeles on. Nädala alguses siis saatis, või noh, siis andis mulle teada see insener, et ta on saatnud linnavalitsusse siis dokumendid ära töökoja kohta, et see on siis minu nimeline dokument, mis sinna saatis ja et kõik on töökojas seest väljast pildid tehtud ja mingid tekstid sinna pandud kirja. Ma ei lugenud ühtegi, sest et ma lihtsalt ei viitsinud. Polnud vaja, see ei ole nii tähtis seal see tekst. Ja siis ta teebki nüüd, et varasemalt on olnud nagu 2 eraldi ruumi, mõlemale ruumile oleks pidanud tegema omaniku vahetused siis ehk siis töökoja poolele ja poe poolele, aga nüüd on projekti tehtud kõik niimoodi, et üks ruum, mõlemad lähevad nagu ühe sellena kirja, et nad müüakse koos ja nad tehakse omaniku vahetus koos ja kõik asjad. Ehk siis tuleb mulle see odavam, soodsam ja linnavalitsuses on ka tegelikult siis nagu kõik niimoodi kirjas ja märgitud nagu peab. Praegu on lihtsalt seal mingi skeemiga tehtud, et poe poolel peaks ka tegelikult olema WC-d ja asjad. Aga see kuidagi nad on 2 eraldi ruumi, aga nad ikkagi nii-öelda lähevad kokku, et poe pool võib kasutada, töötajad nii-öelda võivad kasutada siis WC-d, mis on töökoja poolel. Aga nüüd loodetavasti saab kõik 1, peaks saama, et sellega arvatavasti mingit teemast ei tule. Ja siis ongi, sellega pole rohkem midagi kuulnud, eks linnavalitsuses läheb nüüd aega, et neid asju ajada ja ootan vastusi. Siis kolmapäeval käisime Estoria juures, kes on siis see paberimajandaja, teeb raamatupidamist ja teadab kõike põhimõtteliselt siin. Et siis registreerida mind Industriasse ära, aga selle jaoks on ikkagi vaja seda rendilepingut, et ta saaks sinna kirja panna ja kõik oleks aus. Ja siis me läksime pärast seda Juani juurde töökotta, kuna seal on mingi iga 5 aasta tagant on kontroll siis elektrisüsteemide ja see siis ma pidin nende pangakonto numbrid asjad panema, sest sinna siis see maksab 350 €, see võetakse mul pangakontolt automaatselt maha, et see oleks ju minu nimeliselt ja Juan muidu ütles, et ega ta ei olekski sellega viitsinud enam tegeleda, et noh, tema seda ei pea selles mõttes tegema, aga ta teeb juba selle ette ära või kutsub ise inimesed kohale, mina täitsin lihtsalt paberi, et kõik oleks mul jälle kergem. Ja siis ta rääkis ka, varemgi vist juba rääkinud, aga nüüd minust kolmapäeval ütles ka, et näed, et siin on see üks Yamaha, kas tahad sellel tulla Amorte siin üks päev tegema, Amordi hooldus siis, et õppida ja vaadata, kuidas see, noh, töökojaga tutvuda nii-öelda natukene ja vaadata, kuidas see elu siis käib seal. Siis ma ütlesin, ma võin tulla ja siis ma neljapäeval kirjutasin, et ma võin tulla esmaspäeval kella 4 koos Birgit ja lastega või ma millegi pärast oma peas mõtlesin, et see on hea mõte, aga siis ma kirjutasin või ma tulen reede järgmisel päeval hommikul kohale üksinda, et ma ei väga palju võib-olla aru ei saa, mis sa räägid, aga no me saame translate'i siin kasutada seal ja värki, et kuidas sulle endale paremini sobib ja siis ta ütles, tule siis homme hommikul. Siis ma veits kahetsen seda, mõtlesin, et kas ma nüüd tegin vea, aga läksin reedel kohale, natuke värin oli sees, aga läksin sinna ja idekas. Amordiga veits jamasin seal ühe amordi kokku panemisel, see oli natuke imelik amort, kus siis plastikkoonus läheb sisetoru sisse, see ei nii kõvasti kinni, et kui ma ühe amordi kokku panin, ma ei saanud enam seda seest siseosa liikuma seal. Ja mõtlesin, mis teema on, siis ma vaatasin, teine amort oli mul juppideks seal laua peal, vaatan seal, panin need plastikosa selle sisse, panin natuke väikse põntsu käega peale ja see oli nii kõvasti kinni, et mul oli kulli nokkadega vaja see kätte saada. Et siis ühe ma sain enam-vähem õnneks kruustangide vahel lahti tõmmata sealt siseosa liikuma, aga teisega oli nii, et ma jamasin seal mingi 3-4 korda ja lõpuks panin niimoodi kokku, et alati oli see, kui ma siis selle lõpuks nüüd selle õlitihendi paika lõin, siis ta lööb seda toru, sisemist toru ka nii palju alla, et ta lööb selle alt nii palju üksteise sisse koonused kinni. Et ma ei saanud seda liikuma enam. Ja siis ma lõpuks tegingi nii, et õlitihend jäi lahtiselt külge, panin amordi kokku nii palju, et vedru sisse, see metall vahe nii-öelda toru sisse ja siis kõik hoidisin ülevalt, ta ei vajunud enam, ei saanud alla vajuda ja panin õlitihendi paika ja sai tehtud. Et muidu oli hästi kerge lahendus, kõik asjad kerged.
tal õlitihendid polnud, ütles, et võta laiali, siis ta mõõdab ära, siis tal riiulist oli võtta ühed õiges mõõdus õlitihendid. Tolmukatteid ei vahetanud, natuke olid osad mõrad sees, ma ei tea, mina kui teen, siis ma alati vahetan terve komplekti. Õli tal ka polnud piisavalt koha peal, nii et esmaspäeval lähen siis lõpetan selle töö ära. Aga ei, no seal on arenguruumi on selles mõttes, et lehtvõtmeid kasutab ta hästi palju. Mina nendega ei viitsi, mina võtan tööriistakäru kaasa siit ja teen ikka narredega, asjadega. Õhupüssi sai seal kasutatud, see on hea, sest suur, ma ei tea, mitme 100-liitrine see on, see kompressor. Isegi hea vaikne on, polnud ennem kuulnud töötamas, aga töötab täitsa okeilt niimoodi, et ei ole, ei häiri terve aeg, et kõrvad jääks lukku või midagi. Need 50-liitrised, mis mul olid siin, need teevad ikka päris julma lärmi. Praegu on mul see vaikne, see on nagu okei. Tal on ka vist äkki vaikne siis. Et jah, ja siis kuidas õlitihendid amordi sisse lüüakse, on lihtsalt üks mingi meetrine see PVC toru, mis sobib sinna ümber. Selle võtad siis õlitihendil selle, mis ta nüüd ongi, selle metallvõre ära ja siis lööd paika, pärast paned metallvõre tagasi, et sa seda metallvõre ära ei lõhuks. Kui ma nüüd leiaks, äkki ma saan siin näidata ka. Mul ei ole nüüd siuke, no ütleme, et siin vahel on see metallvõre. Seal olid teistsugused õlitihendid, mis siin peal läks natuke kõrgemaks ja siin oli see õlitihendi, siis see metall, see võre, mille pidi ära võtma. Aga jah, et kindlasti on seal natukene tööriistade poolelt. Saan siin endal kaasa võtta, aga tal oli seal hästi palju igast asju veel. Et tegin amordi ära, amordid, siis jäid ootama esmaspäeva ja siis tal oli seal üks uue mingi 10 000 sõitnud, 9 000 sõitnud Peugeot, mingi 3-rattaline rollu, seal siis 10 000 hooldus, kus on siis uus variaatorrihm ja rullikud ja tal oli käsipidur peal. Ma nüüd ei saanudki aru, kas tal oli see lihtsalt peale jäänud või miks ta sellega jamas seal, aga igatahes oli see, et käsipidur ei tule maha, meeter lükkab edasi, siis tuleb käsipidur maha. Ja võtsime selle terve süsteemi, käsipidurisüsteemi lahti, rollul on seal eraldi siis tagapidur ja käsipidur trumlitega, või see, mitte trumlitega, vaid supportitega, võtsime käsipiduri supporti maha. Kõik liigub, töötab, puhastas ära, panime külge tagasi, kõik on vaba, tõmbame kässari peale, on kässar peal, enam maha ei tulnud. Et ma seal, tema tõmbas kässrit ja mina proovisin lükata, ei, noh, tõstubki peal. Ja siis tundus see vits natuke imelik, siis ma vaatasin, et okei, et ma panen seal ise siis proovin tööle, või noh, mitte tööle panna, vaid panen süüte sisse ja vaatab, kuidas, mis see teeb. Siis ma tõmbasin käsipiduril peal, panin süüte sisse, tõmbasin kässarit, käsipiduril maha liikus. Siis uuesti lähen tõmban kässari peal, tõmban uuesti maha. Ma ei tea, kas ta tõmbas liiga vähe või mis teema oli, aga süsteem on kerge, et tross tõmbab ja lükkab. Et kolvil on väljaspool on siis siuke kruvi, mis kruvib end sisse, lükkab kolvi välja või siis tross tõmbab ja siis ta kruvib välja, tõmbab kolvi tagasi. Kerge lahendus ehitusega, et midagi hullu ei ole. Esimest korda nägin, aga lihtne, loogiline. See töötas, kõik liikus. 10 000 sõitnud ka ainult, et täitsa tutikas ju. Ja sai selle korda, siis oli ta muidu oleks vist midagi hakanud edasi lammutama. Ja siis tegime töökojal jälle tiiru peal, näitas, mis tal sahtlites on, talle seal tõmmitsaid miljoneid, igast neile magneto tõmmitsaid ja mida kõike seal veel. Et rämedalt on tööriistu ikkagi ja mõnus, rääkis õlidest, siis rääkis, näitas mulle jälle arveid, palju ka tema selle ostab, mingid varuosad, palju ka ta kliendile müüb, siis läksime arvutisse spetsiaalselt, seal ta näitas, kus ta kõik oma jupid tellib ühest kohast, mis palju juurtehindlust teeb, mis hinnaga müüb, mis hinnaga ise saab, mis kiivrid tal näiteks seal hästi müüvad, mis neid jopesid ja püksed seal ostnud on, et müüa seal ja kõike näitas, rääkis. Et idekas. Kolmapäeval veel küsis üle, et kas tahan siis, et see lauatelefoni number jääks mulle sinna ja interneti asjad, et siis need võiks ümber vormistada, et need telefoni või see ettevõtte, telekomi ettevõtte ei võtaks ära neid. Et siis ütlesime jah, need jätame ka samad, et kõik jääb ikkagi samaks, nii nagu asjad praegu on, niimoodi lähevad asjad edasi. Et ei oleks mingit muutust, hinnad kõik jätavad samad ja räiged juurdehindlused, mis ta teeb, kõik jätab samad, et
kliendid on harjunud sellega ja nii on okei ja see on, tegelikult on see okei. Eestis lihtsalt on natuke keerulisem, Eesti inimesed uurivad ja vaatavad rohkem ja põhimõtteliselt sa müüd nullhinnaga varuosasid, et inimesed sulle töösse tuleksid ja noh, mina vähemalt tegin nii võimalikult odavat, väga nagu mingi Moto24 või asjadest kallimalt ei pandi asju, sest muidu ei saa lihtsalt, muidu hakatakse rääkima, et mingi odav ju, või no, et ma saan sealt odavat ju, miks ma tulen, on ju. Et siin müüd selle hinnaga, mis on ja nii on. Ega pole neil, ega järgmine tee ongi, kuhu nad minna tahavad, on poole tunni kaugusele siis suurte linna sõita, et ega seal ei ole töökodasid ka ja tööd on tal, nii et inimesed käivad seal ja asju müüb, et kiivreid ja värke. Ja jah, igades võtame selle teema kokku selle päeva täiega algul, kui mul tekkis vahepeal natuke see, et värin sees, et lähen sinna, ei tea, mis seal saama hakkab värk, aga nüüd, kui seal esimene päev tehtud sai, see oli nagu, ma olen nii rahul, ma mõtlen, et ma käin seal, proovin rohkem käia kui nüüd see esmaspäeval, et veel minna ja veel teha töid, siis ta jätab mulle suht palju töid, mida ta enam ise ei tee, et ega ta ei viitsi ka enam teha, on näha, et see aeg, kui mina selle amordi hoolduse ära tegin, tema jõudis seal rollul võtta tagaratta alt ja piduri supporti maha põhimõtteliselt. No supporti ta võttis lõpuks siis maha, kui minul juba asjad tehtud ja ma läksin ka uurima, mis ta teeb seal. Et ta võtab ikka rahulikult, aga noh, mis sa teed? Kui sa oled ikka teinud terve elu seda tööd, siis nüüd on aeg lõpetada. Ja veel, mida veel rääkida? Täiega tahaks minna sinna, aga natuke jälle kõhklusi tekib, sest et inimesi käib seal läbi, on ju, seal käis üks klient, kes tuli varuosadele järgi, oma venna varuosadele, siis maksis seal koha peal sulasist ära ja siis helistati sinna, et näed, tahan mingit töid saada, nii et suhtlemist on ja mina sellega veel hakkama ei saa, ma saan aru, kui nad midagi vahetada tahavad, on ju. Kui Juan rääkis ka telefoni teel, siis ma kuulsin, mis ta rääkis, ma sain aru, et rollule tuleb selle summuti vahetus ja ütleski, et no küsis, mis rollu on ja mis värgid on ju ja 50 värgid ja siis ütleski, et noh, too siis ratas koha peale, siis tellime ja vaatame ja siis Juan ütles, näed, see jälle üks töö sulle, et tema seda enam tegema hakkasin põhimõtteliselt. Näitas seina peal on need tehnikasi välja lasked, et siis mingi summuti sealt osta vist. Ma sellest ei saanud aru, aga no, veebileht on olemas, kus ta ise tellib, et ma tellin ka sealt. Ja siis jah, mingi klient ei varuosa sinna veel, mis jääb mulle radiaatori, temperatuuri anduri, et ventikas tööl hakkaks, siis Juan ütles ka, et seal on veel vaja laadimine kontrollida, et sellega oleks kõik korras. Ja siis põhimõtteliselt ongi kokku panna, et see jääb mulle see töö ja seal on rattaid, ta näitas, seal on rattaid, mis jäävad mulle teha, et mis ära ei lähe. Üks karpavahetus, kui ma õigesti aru sain, tuleb veel mulle. Sinna on siis automaattoorega, külmalt käima ei lähe. Uus süsteem võttis uue karpa manuaaltoorega, et külje peale plastikule teha auk sisse ja seal siis tõmmata manuaalselt toores peale. Et siuke kergema vastupanu teed minna nii-öelda, et terve karpa ja need. Vot, aga räigelt see motivatsioon läks lihtsalt nii palju kõrgemale, et ja ma olin täiega rahul, et ma tegin selle ära, et ma läksin üksinda ikkagi sinna ja proovisin nii palju suhelda, kui sain ja õnneks ma saan. Ta räägib suht okeilt, vaikselt, kergelt, rahulikult ja saab hästi aru ja näitas jah kõike, seletas kõiki asju seal ja et mingi aeg veel täpsemalt ütles ka, et kui Birgit tuleb kaasa või Pablo või kes iganes, siis räägib ja näitab veel täpsemalt asju. Aga ei, täitsa mõnus oli. Ma täiega jäin rahule. Aga aitab mul selle lõusta passimisest vaatame, mis meil siin nädala ajaga tabelis on toimunud. Põhimõtteliselt me oleme üle tonni siin kokku end nädalaga. Ma olen vist, ma ei teagi, 2-3 korda olen äkki striiminud. Võibolla, jah, 3 korda vist olen ikkagi teinud. Või ma ei tea, ma tegin kolmapäeval ja neljapäeval tegin. Oota. Ma tegin kolmapäeval ja reedel. Kolmapäeval tuli siis äkki mingi 6 sotti. Meil tuli siin Steven pani 350 ja ma ei mäletagi, see oli üks suuremaid, mis tuli. Ja siis siin allpool toimus liikumisi, siin poisid sõdivad oma vahel. Et siis tuli jah mingi 560 eurot äkki ja siis eile tuli terve see nimekiri siin 206,
oota, ma ei mäleta, 260 või 300 euri. Ma ei tea, ma ei mäleta, palju siit kokku tuli. Igades 200 midagi vist tuli, 260 äkki või midagi. Ja hommikul ärkan, siis sõber oli veel 3 sotti juurde tonanud. Pablo käis eile, joonistas meile see mehikese kunstiteose. Et põhimõtteliselt on meil kohe siis 8 tunni koos, mis on täiesti ebareaalne, see on ikka väga räige. Et noh, eile päris suured summad ikkagi tulid, ma pole Aleksile veel jõudnud siltigi teha, et ta siis hüppaks meil siia vahele. Jantek tuli, pani eile 60 juurde, sai sotiga sinna. Õelaps tuli soti, pani juurde, sai siia 115-ga. Et väga räige ja ainult 12 päeva on siis 22 mai, mis on reedene päev, kus ma võin kohe tööle hakata. 21 mai läheb siis Juan pensionil ära, aga no täiesti ebareaalsed summad, et viimane lõpp ja niimoodi tõmbab veel juurde. No öeldi ka, et võib-olla osad tulevadki nüüd, kes näevad, et päriselt ikka asjaks saab, siis tullakse veel, hüpatakse juurde. Aga jah, üleeile, kui ma striimisin, nüüd ei olegi, see kadus ära. Meile pani siia, nüüd mul läks meelest ära, siis striimi väline tona tuli 50 eurot juurde veel. Otilt tuli 50 siin. Et jah, ma kahjuks ei mäleta, kes see. Ma panen selle kirja, et saaks siia ka. Nii et jah, ma kirjutan selle ära ja siis ei saagi kohe ühe klipiga kõike tehtud. Aga tahaks selle ka siin ära panna, et oleks striimis näha, kes see tonas meile striimi väliselt ka. Nii et vaatame kohe hetke pärast seda. Nii, panin 2 nime kirja siis, mis sellist viimastest striimidest. Ma loodan, et on mõlemad uued. Kaarel ja Sandro on mõlemad. Kaarel pani striimi väliselt, kes siis tuli arvatavasti video pealt, mis ma nädalast teine. Sandro tuli minu meelest oli laivis, et mõlemad uued nimed, et siin palju on siukseid, enamus praegu ongi ikkagi need, kes käivad striimi vaatamas, vanad nimed siia vaikselt tulevad siia, teevad mulle arvutis tehnikaid ja asju, siukseid mõnusaid summasid. Riho ja Martin siin panevad mingi komakohtadega numbreid, et ma ikka saaks siin tabelis arvutada, et teevad mul elu keeruliseks. Siin nad liiguvad, Milman ka siin vahepeal ikka rebib ja teeb ja et praegu Martin ja Riho enamasti korda mööda üksteist hüppavad ette. Ja Jantek vist näitasin ka, Jantek tuli ka eile tabelisse, pani 60 juurde, ta siin ka vaikselt ikka striimides on tonanud ja hüppas ka sinna. Et see 100 tabel, kus kõik, kes 100 või rohkem tonavad, siis kuldsesse raami portreepilt läheb töökoja seinale. Neid on siia päris palju tekkinud. Tuleb äkki juurde veel, Aleks tuleb juurde veel sinna, et jah, kõva värk, selles mõttes väga ulme summad. Ma ei oleks uskunud elu sees, kui me 5 tonni peal olime, siis ma mõtlesin, et see on juba lagi, mis on lagi rämedalt rohkem, kui oleks kunagi oodanud. Et kui oleks teinud hooandja, ma arvan, siis oleks 5000 peal, mõtlesin, et siis oleks võinud selle jagada 10-ga, et siis mingi 500 eurot oleks äkki hooandjas kokku saanud, et see, et siin striimi asju tegema sai hakatud. Aurelia, ma filmin, siis ma tulen. Nüüd, eks ma peangi hakkama lõpetama, sest et nüüd ma pean midagi vaatama minema. Aga vot, selles mõttes elu käib. Pühapäeval saame siis omanikuga kokku, pinnaomanikuga. Seal on lepingus vaja muudatusi teha. Leping tuli hästi siuke lihtne leping, mis mulle saadeti hästi palju omaniku poole siis kaldu, mis mingid asjad võiks seal kindlasti ära muuta. Et ma lasin AI-l teha, sest ma käisin advokaadi juures ja advokaat tundub, et lasi ka selle lihtsalt AI-l üle käia. Sest see tekst, mis ta saatis, muudatused on kõik AI tekst, et mul on siis kergem mitte maksta talle 170 eurot lepingu muudatuse eest, vaid ma lasin AI-l teha ja AI tegi mulle kõik juba uue lepingu kohe valmis, et ma lihtsalt prindin välja ja kasutas seda vana lepingu põhja, mis esialgu saadeti, kus on siis seadused asjad kirjas kõik niimoodi õigesti. Ja siis andsin talle ette selle advokaadi AI tehtud teksti ja siis lasin AI-l veel ise panna juurde, mis tundub, et on õige, et mida võiks sinna panna. Nii et
praegu on sellega nii, et homme lähme siis esitame ära selle lepingu ja vaatame, mis sellest saab, mis seal muudab, mis ei muuda. Ja siis saab üürilepingu, siis saab mind industriasse või mitte mind, vaid selle tööga panna kirja ja ootame töönädala algust siis. No mõned lepingud oleks veel vaja teha Burger Kingi asjadega ja täna tegi siis One internet ja telefoni muutis ära juba minu nimele, et praegu käib see protsess seal juba. Et kõik asjad liiguvad, enam ei ole palju jäänud, aga mis seal ikka. Näeme siis juba järgmises videos, mis ma siin millalgi teen, kui midagi uut on teada jälle. Aga davai, tšau siis!